Tere! Mina olen Olari Miiter, tehnoloogia ja AI entusiast. Ja oma igapäevases töös ma näen, kuidas ettevõtete juhid ja teised ettevõtjad ägavad halduskoormuse all. IT, mis peaks nende jaoks tööd tegema lihtsamaks, vahest tekitab hoopis tööd juurde. Aga milline on siis selline turvaline IT-süsteem? Milline peab olema tema struktuur ja et ta võtaks sinult vähe aega ja fookust? Milliseid teenuseid ma võiksin ise sisse osta ja mida ma peaksin ise oma maja sees korda tegema? Tänases oma podcastis Vähem IT-d palun, me räägime küberturvalisusest ja usun, et selles podcastis te saate palju häid vihjeid ja mõtteid. Ja minul ongi täna stuudios kaks tippspetsialisti, Grete Paal, kes on siis GDPR-i registri tegevjuht täna, ja Kristjan Aljas, kes on siis Telia küberturbe arhitekt. Tere tulemast! Aitäh kutsumast! Küberturve on selline huvitav teema, millest räägitakse palju, aga võib-olla vähesed teavad selle päris sisu. Ja kui me lähme nüüd selle teemaga edasi, et võib-olla te alguses tutvustate ennast, et millega te tegelete, mis teie ettevõtte eesmärk on ja mis igapäevane tegevus seal on? Absoluutselt. GDPR register on juba 7 aastat vana Eesti andmekaitse startup. Aitame ettevõtetel andmekaitse regulatsioonidega vastavust tagada, et teadupärast seaduseid peetakse igavateks, tüütutakse, miks neid üldse vaja on. Et me aitame ettevõttel selle valu ära võtta, kuidas asjad lihtsalt ja efektiivselt ja tõenduspõhiselt ka korda saaks. Et minul endal on juba varsti 10 aastat andmekaitse kogemust, olen aidanud ettevõtteid üles ehitada nii Veriffis siis andmekaitse vallas globaalselt kui ka siis enne seda Eesti politseis, kui ma ehitasin andmekaitset protsessina üles. Et olen nii avaliku kui erasektori taustaga näinud neid rõõme ja valukohti väga lähedalt ja ma arvan, et see on mind just juhin ette valmistanud selleks, kuidas ka tänapäeva AI maailmas neid riske tajuda, kuidas olla parem juht oma töötajatele. Ja Kristjan, palun sinu funktsioon tänases Telia ettevõttes ja küberturbe valdkonnas? Jah, et Telia tegeleb paljude asjadega. Et mina nüüd siin kõikide asjadega tegeleda ei jõua, et ma tegelen eelkõige küberturbega. Olen seda Telias teinud juba 4-5 aastat. Ja kui ma hakkasin küberturbega tegelema, siis mõtlesin, et mis võiks see eesmärk olla, et kuhu tahaks jõuda ja olen mõelnud, et küberturve võiks olla lihtne ja mõõdetav. Et nii nagu IT võiks olla selline väga arusaadav juhile, et miks me IT teeme ja palju see maksab, see valmis saab. IT valmis saab seda päris hästi. Aga ka küberturve võiks olla selline, et ta on mõõdetav ja lihtne. Et ja Telias igapäevaselt ma näen erinevaid kliente, erinevaid lahendusi, ka erinevaid küberturbe juhtumeid. Et siin podcastis veel jõuame nendeni, aga siis saab neist rääkida. Jah. Et kui me nüüd teemaga edasi läheme, eks mul on terve rida ka integreerivaid küsimusi ja selleks see podcasti mõte ongi, et need natuke lahatasin. Et kuidas näeb IT-d ja küberturvet näiteks ettevõtte juhi seisukohast? Mis see sinu jaoks tähendab? Minu jaoks on küberturve protsess, see on töö inimestega, see on järjepidevus, see on ettevalmistus, see on protsess, mitte ühekordne ettevõtmine ja ma arvan, et juhina sean ka mina selle eeskuju, kuidas ka teised töötajad sellesse valdkonda suhtuvad, et see on oluline, see on meie ettevõtte töös ka väga suur müügiargument ja ettevõtted paraku küsivad ka minult, et kuidas teie ettevõttes on asjad turvalised, kus teie serverid on, kas teil on protsessid, kui midagi läheb halvasti. Ja kliendid tahavad seda teada, see on minu vastutus ka juhina seda klientidele selgitada ja töötajatele kommunikeerida ja need standardid ka paika panna. Aga kus kohast te need protsessid võtad? See tähendab, et kas ise mõtlete välja või võtate väliseid partnerid selle jaoks appi? Meil on ettevõttes väga hea 20+ aasta infoturbe IT kogemusega tehnoloogiajuht, CTO, kellelt mul on võimalik neid küsimusi küsida. Mina ei ole IT-d õppinud, ma olen küll programmeerimist õppinud ülikoolis, aga ma ei tea, kuidas käib tehnoloogiliselt või millist
tarkvara kasutusele võtta, et neid infoturbe rünnakuid eemal võib tulemüüre ehitada, mul puudub see kompetents, aga minu võib-olla kõige nagu olulisem tööriist juhina on küsida küsimusi ja see aitab juba välja koorida, et kuhu on vaja ressurssi suunata, kas on vaja töötajaid koolitada, kas on vaja mingeid eraldi turvameetmeid uuendada, et see on minu nagu vaade sellele. Aga kus kohas see piir siis nüüd lõppude lõpuks ikkagi läheb, mida siis juht nagu peab sellest teemast nagu teadma, sellest küberturbe asjast, mida ta ei pea teadma? Ma arvan, et ta peab teadma, et seda, et lõppude lõpuks, et kui juht vastutab nii, et kes aitab mul seda koormust vedada, kes aitab mul igapäevaselt aru saada, mida on vaja teha, et see võib olla inimene nii-öelda maja sees, see võib olla ka nii-öelda tehnoloogiapartner väljaspoolt, kes aitab mingit tegevuskava, kes aitab riske kaardistada, aru saada, et kuhu ressurssi suunata ja mis on need kõrged riskid, mida saab teha protsessidega, mida aitab siis tehnoloogia teha. No eks see juhi töös tuleb iga päev ette igasuguseid uusi väljakutseid, juht peab nendele suutma ju ka reageerida, aga selline natuke intrigeeriv küsimus, et kus tekib juhil selline nõndanimetatud võlts või vale turvatunne, et meil on kõik hästi, meil on kõik nii suurepärane ja aga tegelikult taustal me teame, et ju väga hea näide, mida ma olen kuulnud oma endistes töökohtades, et meil on infoturbepoliitika olemas, on ju paberi peal on kõik kirja pandud, aga milles probleem on ju? Et tegelikult arvatakse, et see paber tagab turvalisust, aga kui keegi ei ole seda paberit implementeerinud, töötajad sellest midagi ei tea, see on keeruline, see on pikk, see on konarlik ja võib-olla nagu meie ettevõtte kontekstis see üldse ei töötagi, mis seal kirjas on. Et ükski paber ei aita turvalisust tagada, minu arust see on võib-olla nagu kõige suurem lootus, millel oma nii-öelda siis turvatunne ehitatakse. Et turvatunne kipub jääma nagu paberile, et mitte päriselt ei teeta midagi. Ja vaata siit mõnul ongi küsimus kohe nagu Kristjanile, et mis siis juhtub ettevõttes, kui vastutus lükatakse lihtsalt nagu IT-inimese või partneri kaela, et tema tegeleb, see pole minu asi, mul on siin muud asjad teha, et mis siis juhtub? Kas üldse juhtub? Kõigepealt on see esimene küsimus on see, et kus me teame, et nagu piisavalt palju turvalist on olemas. Et küsimus siin sulle, et kus sa tead, et su ettevõttes on piisavalt turvaline või et küberturbega on piisavalt tegeletud, et kuidas see teadmine tekib? Võib-olla mida mina olen kuulnud, et juht küsib enda võib-olla infoturbepartnerit, kas maja seest või väljast, et kas kõik on hästi infoturbega ja siis infoturbe inimene ütleb mulle, jah, kõik on hästi, on ju. Ja siis juht läheb oma igapäevategevustega edasi, on ju suhteliselt nagu levinud näide, on ju. Jaa, et see on üsna levinud selline olukord, kus on erinevad näiteks tarkvararenduspartnerid. Ettevõttel on mitu tarkvararenduspartnerit, on ju. Ja nüüd ettevõtte IT-juht või tegevjuht on jube pahane, et tarkvararenduspartnerid ei ole üldse turvalised ju. Miks siis? No iga partner ütleb, me teeme kõik oma parima äranägemise järgi ja väga turvaliselt ja väga hästi. Aga mida täpselt te teete ja kuidas te teete? Et kas te oskate minule kui juhile ka selgitada inimkeeles, mida te teete? Et mis on üldse see standard, kuidas me loeme, et kõik on hästi? Mida see tähendab? Näita mulle tõendeid. Just. Et nüüd ongi, et jube hea, kui ettevõte on kokkuleppeid, mis siis see turvalisus on. On loonud oma raamistiku, omad kokkulepped ja siis saab partneritele öelda, et kuulge, olge nüüd head, palun pidage nendest kinni. Ja kui meil on tarvis mõõta ja aru saada, kas me oleme nüüd turvalised, siis me saame mõõta, et kas me oleme nendest kokkulepetest kinni pidanud, kas me oleme teinud nii, nagu me oleme kokku leppinud. Ja see annab ka väga selge info juhile, väga selge info ka partneritele. Kui neid kokkuleppeid ei ole, siis me võime jääda lõputult rääkima, et teeme turvaliselt, igaüks teeb natuke omamoodi, on ju. Aga see turvalisus lõpus kokku peaks olema üks tervik. Ja nii muutub infoturvega mõõdetavaks, et arvude keeles peaks juht aru saama, et kui arvud lähevad üles, mida see trend tähendab, kui arvud lähevad alla, mida see trend tähendab. No just ja siit ongi täpselt see sama küsimus, kui te ilusti teema toote kohe sisse, et mis on need kõige klassikalisemad eksiarvamused, mida siis ettevõtted teevad turvalisuse osas, millega nad nagu ämbrisse panevad? No esimene koht on see, et ei lepita nüüd kokku, et kes siis turvalisusest vastutab. Et mina ütleks, et vastutab sellest ettevõtte tegevjuht ja jah, ta võib oma vastutust nüüd, kui ta tunneb, et seda liiga palju on, kellelegi edasi jagada, et küsitakse, millal mul CISO vaja. Mina ütleks, et CISO on vaja täpselt siis, kui ettevõtte juht tunneb, et ta enam ei taha ise seda rolli täita ja siis võib endale võtta CISO siis rollina või inimesena, sõltub siis ettevõtte suurusest ja ka sellest, millega ettevõtte tegeleb.
et aga levinud eksiarvamus, üks näide võib-olla ühest organisatsioonist. Näiteid meile meeldivad. Kaubandusorganisatsioon. Räägime siis küberturbest ja et kuidas inimesed on koolitatud. Üks väga oluline osa küberturbes on siis inimeste teadlikkus. Üks osa sellest teadlikkusest on ka siis inimestele infomaterjalid, mida ta võib teha, mida ei või teha, mis on küberturvaline, mis ei ole. Ja siis inimeste instrueerimine, et kuidas neil see ettevõttes käib. See käib väga lihtsalt neil, et neil on erinevaid kordasid, selline nii paks tore kaustik. Siis toodi mulle laua peale, tolm mul endas niimoodi. Et kõik on selle läbi lugenud ja viimasele lehele allkirja andnud, et nad on tutvunud sellega. Okei, vaatad, et ikka mitusada lehekülge väga tihedalt koostatud korralikku akadeemilist teksti, et huvitavad, kui kiiresti siis läbi loeb. Ei, see käib kiiresti, et meil on esimesel päeval siis räägitakse inimesed, mis ta tegema peab, tutvustatakse maja ja ettevõtte korda ja siis mentor läheb lõunale ja siis, kui saab see uus töötaja nüüd läbi loetud, kaus ta läheb ka lõunale. Okei, kaua ta loeb seda? Tavaliselt 5-10 minutit siis on loetud. Ja see on allkiri jälle seal. Okei, aga et mis probleemi me siis lahendasime sellega? Ei nüüd see töötaja vastutab, et ta on läbi lugenud, ta on alla kirjutatud, ta on tutvunud. Okei. Ma ei tea, kuidas sellega juriidiliselt on, aga sisuliselt on olukord selles, et ega ta tegelikult ei jõudnud lugeda. Ta kirjutas talle, läks sööma, tal kõht tühi. Et kui ta nüüd läheb tööle ja korraldab esimesel päeval mingi igavese jama, et lekitab andmeid ja teeb kõike seda, mida teha oleks tohtinud. Ja kes on siis süüdi? Just, kes siis on süüdi? Et nüüd tuleb siis, näiteks tuleb ajakirjanik kuskilt toredast meediaväljaandest ja küsib, et mis juhtus? Kas ta küsib selle kassapidaja käest seda või tegevjuhi käest? Ma arvan, et tegevjuhi käest. Kui nüüd lekivad isikuandmed, siis kes läheb selle koha peale aru andma? Kas see sama kassapidaja või tegevjuht? Tahaks arvata, et tegevjuht või keegi, kelle ta siis on sellele see rolli määranud, näiteks ISO võib-olla. Kes selle kahju kinni maksab? Võime esitada kassapidajale €1 000 arve. Ei tea, kaua ta maksab seda. Tõenäoliselt ei maksa seda ka see ettevõtte tegevust ise, vaid see on lõpuks ettevõtte kulu. Ehk siis, kui öelda tahan, et kõik see lõpuks ikkagi vastutab ettevõtte tegevust selle kõige eest. Et ta võib neid osasid edasi delegeerida, ta võib luua võimaluse inimesel sellega nagu küberturbega kursis olla. Ja ta peaks inimesi koolitama, et inimestel oleks lihtsam kursis olla ja nende oleks võimalik oodata, et nad küberturvalised. Aga seda vastutust lihtsalt ühe allkirjaga edasi anda tõenäoliselt ei õnnestu. Ma arvan, et see on hea näide ka sellest, et ettevõttes on väga palju erinevaid meetmeid kasutusele võtta. Erinevad tehnoloogilised meetod, protsessilised, infoturbealased, ja üks meede kindlasti on nagu koolitamised ja teavitamised, aga see meede oli tõesti, et ei ennata midagi ja tegelikult ei kaitse ka kedagi, on ju. Et lõppude lõpuks, et peab ka juht aru saama, et mis on see risk, mis siis juhtub ja mis on need tagajärjed ja kuidas seda riski siis ennetada, vältida, maandada. Ja lõppude lõpuks inimest peetakse kõige suuremaks infoturbe riskiks, aga ta võib olla ettevõttele ka kõige suurem nii-öelda võit on ju pikas plaanis. Kui ta saab aru, mida ta tegema peab reaalselt, et ettevõttel hästi läheks, et selliseid halbu õnnetusi ei juhtuks, sest paratamatult me kõik inimesed ja me eksime, kuidas teha nii, et me eksiksime vähem ja need eksimused oleks ka selliselt minimaalsed. No ja ettevõtetes on ju tegelikult, kui uus inimene tuleb tööle, eks talle tehakse mingi instruktaaž, ta kirjutab alla mingite paberitele, aga minul ongi nüüd küsimus, et Kristjan tõi väga hea näite selles, et kirjutatakse paberi alla 15 minutit ja minnakse lõunale ja siis, kui tekib mingi intsident, et siis tegelikult inimesel mitte mingit teadmisi ju sellest ei ole. Aga nüüd juhina, et kas see on nagu okei nagu lasta allkirja panna või kuidas seda olukorda lahendada, et inimene päriselt ka siin info kätte saab ja kui turbe või küberturbe mingi intsident tuleb, et siis ta teab, mida tegema või mitte see, et ta pani kuskil allkirja ära. Mida see allkirja andmine ei tähenda seda, et inimene sai reaalselt aru, mida ta tegema peaks või ei peaks.
nii et pigem on nagu see, et ma üleüldse minu arust, kui lauale pannakse sellised tapeedirullid, nagu Kristjan siin kirjeldas, no siis on juba tegelikult juba nii-öelda mäng läbi. Et pigem on nagu panna lihtsas keeles 10 punkti, mida ma tegema peaks või mida ma teha ei tohi ja kellele ma peaksin märku andma, kui ma kahtlustan midagi. Et 10 väga lihtsat asja, et inimene suudab neid nagu konkreetselt nagu haarata, mina pean seda tegema ja ma ei tohi seda teha. Et sellised pikad tekstid, seda ei suuda keegi hallata. Just väga hea mõte, et mina toetaks ka seda, et juhis peab olema lihtsalt arusaadav ja lühike. Et kui me anname inimesele hästi kujundatud A4, ütleme, et siin on kõik kirjas, mis on nagu olulised asjad, mida sa peaks meeles pidama, siis ma arvan, et inimesed loevad selle läbi. Absoluutselt. Ja üks asi, mida mina olen ka oma töös kasutanud, on tegelikult, et teadvustada seda kultuuri hoida, kanda edasi, on ka sellised nagu postreid panna seina pealt. Inimesed käivad ikka ju koridoris ringi, lähevad kuskile, et nad vaatavad, et ahaa, infoturve on ju, tee seda, ära tee seda, on ju, eriti kui need on visuaalselt ilusti kujundatud, on ju. Et minu arust see on ka nagu üleskutse tegelikult, et see ei ole ühekordne tegevus, vaid see on protsess, sa pead seda järjepidevalt tegema. See on selles mõttes on huvitav kuulata, et kuna ma ise ka kokku puutun igapäevaselt erinevate ettevõtete juhtidega, siis küberturbe teema on selline nagu suhteliselt hall ala nende jaoks, kauge teema. Ja mida ma kuulen just väiksemate ettevõtete käest, et me oleme nii väiksed, meid ei ründa mitte keegi. Me ei huvita mitte kedagi, meil ei ole mingit erilist tohutuid 100-miljonilisi käibed, et see meid väga ei puuduta. Et me oleme liiga väiksed, et rünnata, et kui palju sinu, Kristjan, on kogemus tegelikult, mis nagu turu peal toimub? Kas rünnatakse, kui palju rünnatakse, on need suured või väiksed ettevõtted? Eks muidugi, mille pärast seda küberkuritegevust tehakse, et kahe asja pärast, üks on raha pärast, teine võimu pärast. Meil Eestis on nüüd selline tore olukord, et me oleme ühtepidi siin, mis on lähedane konfliktikolletele, teistpidi raha tahetakse mingist niikuinii ära korjata, et me näeme neid mõlemaid ründeid. Nüüd, kuidas kratid toimetavad, et ega nad tihti nüüd seda ettevõtet otse ise konkreetselt ei ründa. Nad lasevad kõigepealt tööd teha mingitel skänneritel ja robotitel, mis siis otsivad ohvrid välja ja siis juba ise lõpuks lõpetavad selle ründe siis sellise raha väljavõtmisega. Et see kunagi me mõtlesime, et eesti keeles ei oska ju keegi kirjutada ja lugeda ja veel vähem rääkida. See on mõõdas. AI on abiks, oskavad küll. See, et meie ettevõtted on nii väiksed, et ei tasu rünnata, tasub ikka. Isegi natuke raha on raha. Et kui me mõtleme, et küberkuritegevus, kui see oleks nagu eraldi riik, kes tegeleks küberkuritegevusega, siis see oleks 4. majandus maailmas. Seda annab kokku korjata, et ainult väga suurte ei saa, et ikka väikeste käest tuleb ka küsida. Ja siin ma tooks võib-olla ettevõttele mõtte, et kui mõni ütleb, et mul pole vaja küberkuritegevuse tegeleda, et küll ma siis tegelikult, kui juhtub. Okei. Esiteks võib öelda, et tõenäoliselt, kui ei ole üldse tegeletud, siis on juba juhtunud, lihtsalt ei tea seda, et on juhtunud. Ja võib-olla ka neile, kes ütlevad, et nemad ei viitsi küberkuritegevusega, vastase tegevusega tegeleda, et siis mõtleks, et see on karu eest ära jooksmine, et vahet ei ole, kes võidab. Häda selle, kes viimaseks jääb. Ja, tõsi. Et kas ma siit võin välja lugeda seda, et väikeettevõtjad on siis nagu kas vähe informeeritud sellest küberturbe teemast või nad on lihtsalt nagu põhimõtteliselt vastu, et see neid ei puuduta. Kuidas see kogemus on täna? Väikeettevõtted, pigem need väikeettevõtted juhid ütlevad seda, et nad tegeleks küll küberturbega, aga nad ei oska seda kuidagi nagu mõõta ja nad ei saa sellest aru ka, et ja küll, et uudistes räägitakse, et DDoS-rünnakuid oli mingi siuke ports, ja mis siis DDoS-rünnakud see on, et kuidas see mind puudutab, ja miks ma peaks tegelema selle kaitsmisega, et mul on koduleht, aga häda selle kodulehega, ja küll on polve majas, mis siis? Juhti midagi sellest. Siis, ma ütleks, et see väike ettevõte võiks alustada sellest, et läbi mõelda, kui palju see küberturvet tegelikult vaja on. Ja et mis need tegelikult vajadused on, vaata, kus nad on sellega praegu ja teha oma selline teekaart. Et see sama teekaart sellest, et ma tean, palju mul teda praegu on seda küberturvet, ma tean, palju mul teda tarvis on ja ma tean, et selliste sammudega sinna liigun.
siis ma esiteks saan neid samme mõõta nii ajas kui rahas, kui ka tulemiseni, et kas ma sain nüüd selle soovitatud tulemuse. Et ja väga õige, kui te näite, et inimesed on üks suur turvarisk, et jaa, inimeste koolitamine ja läbi selle, et inimesed saavad aru, miks on vaja küberturvaline, mitte et käskude, keeldude keeles, vaid just, et sisuliselt mõistavad, et miks on see küberturvalisus oluline. See on esimene samm tihti ja see samm on tegelikult kulude mõttes palju väiksem kulu kui mingisuguse kalli seadme ostmine. Et ennetus on alati kõige parem võib-olla see ravi enne seda, kui asjad hapuks lähevad. Ja mida mina olen näinud ka see, et ka tegelikult me ju kõik loeme uudises, me näeme, mis maailmas toimub. Ja tihtipeale on ka selliseid särasilmseid töötajad, kes ise tulevad ja võib-olla juhtkonnale võib-olla keegi tuleb koridoris mööda ja küsinud, nägin sellist uudist, kuidas meil nagu ettevõttes need asjad on, et kas me saame midagi enda pealt veel ära teha. Või nägin, et meil nagu tulid sellised huvitavad kirjad sinu nimelt, on ju, et sa palud midagi nagu teha või mingi ülekanne teha, näiteks raamatupidajatega juhtub seda tihti, et ettevõte saadab neile kirja, palun kanna 100 000 eurot sellele kontole, et väga levinud nagu ka pettuskeem, et mida siis töötaja peaks tegema, et kellel ta peaks helistama, kas ta peaks ettevõtte juhid üle küsima seda, või ta lihtsalt läheb ja teeb selle kanda selle maksusüsteemides ära. Ja tihtipeale on levinud eksiarvamus ka see, et kui töötaja nüüd tuleb ja oma nii-öelda kahtluseid siis küsimuse formaadis esile tõstab, et teda siis hakatakse karistama sellepärast, et ta juhib tähelepanu nendele teemadele. Nii et pigem on nagu juhi roll see, et ahah, väga huvitav, et nii, mida ma selle küsimusega peale hakkan, on ju. Et sest kindlasti ei tohi selliseid teemasid nagu lasta laualt ära kukkuda, on ju, sest võib olla tõesti ka niimoodi, et tegemist on väga suure tõsise probleemiga, mis võib ärile ka saatuslikuks lõpuks saada. No, et siin just inimese teadlikkuse küsimused väga olulise aspekti välja, et inimesed kardavad teada anda küberturvaintsidentidest. Ja sellel on, üks põhjus on see, et inimesed ei tea, mis on turvaline, mis ei ole turvaline. Ehk siis kui need kokkulepped on tegemata ettevõttes sees, et mida me võime teha ja mida me ei tohi teha, siis sellisel juhul inimesel jääb kahtlus, et äkki ma tegin midagi valesti. Seesama raamatupidaja näide, et juht saadab kirja, et palun kanna kuhugi. Või et partner saadab meili, et hea, muutsin oma pangakonto numbri ja palun saada kanna mu raha nüüd uuele kontole. Tegelikult ei ole vaja midagi rohkem teha, kui leppida partneri kokku. Saada see mulle palun digiallkirjastatud kujul, vastasel korral ma ei kanna seda raha. Või leppida juhiga kokku, et sellised kanna kuhugi raha tuleb teistmoodi üle kinnitada. Raamatupidajal tehk kindlus, et kui ta seda nõuab, siis ta nõuab seda sellepärast, et me oleme nüüd kokku leppinud. Mitte teised kolleegid ei vaata, et ta on nagu tüütu ja paha inimene, kes ei taha oma tööd teha. Või siis töötajate puhul, et kui uuriti, et kui küberturbe intsident juhtub ettevõtetest, mis siis ettevõtted teevad, või töötajad teevad. Suur osa neist ütles, et ei tee midagi, ootab, et läheb üle. Äkki muidu tuleb mingi jama sellest, et äkki ma tegin midagi valesti. Või ka see küsimus ettevõtte juhtidele, kas töötajad üldse teavad, et kui juhtub küberintsident, et kellele peaks teavitama ja kuidas peaks teavitama? Et kellele peaks teada andma, et kellele helistada, kui on ettevõtte sees mingid, kasutatakse mingeid rakendusi, sõnumisüsteeme, et Slack või WhatsAppi kanalid, et kuidas teavitada, on ju, ja tegelikult kuidas võtta maha ka seda, et minu enda praktikas on juhtunud ka seda, et kui töötaja tuleb minu juurde reede õhtul kell 5 kabineti ukse taha, et kuule, et ei taha nagu mingeid häirekelli lüüa, aga äkki sa vaatad siia peale, et äkki midagi on juhtunud ja oligi juhtunud. Et tihtipeale peab ka seda nagu fooni alla tõmbama, et kui kahtled, tule julge küsida, et me ei karista sind selle eest, vaid pigem on see, et küsi, et saame nagu kiired ja selged vastused või tõesti ongi vaja asjadega tegeleda ka nädalavahetusel või õhtuti. No, et sellised asjad juhtuks, et inimene teavitab, see tähendab seda, et tal peab olema üsna nagu hea koolitus seal ees, sest kui on ikkagi ainult allkiri antud ja see ongi järjepidev töö. Käib koolitamine siis, kui töötaja liitub tiimiga, need on ka regulaarselt. Tihtipeale on minu arust räägitakse kuidagi nii-öelda infoturbe või ka siis nii-öelda andmekaitsekoolitust, et see on nii igav, see on nii tüütu ja ma ei viitsi sellega üldse tegeleda, laske ma töötada. Ja siis ongi tegelikult, et kuidas me inimesi koolitame ükskõik mis valdkonnas, see peab olema mänguline, see peab olema põlev. Inimesed tahavad ka natukene nii-öelda naerda, et seda kõik on võimalik põnevalt edasi anda ja tõesti on tihtipeale tulnudki inimesed, et ka minu juurde pärast, kui ma käin väga palju ka koolitamas inimesi,
et tõesti nagu nii lahe, et kui meie ettevõttes suudaks ka keegi niimoodi rääkida nendest teemadest nagu sina, et see tegelikult sütitab ka teisi, et see tegelikult ka juhina pead andma seda eeskuju, et see on oluline, sellega tuleb tegeleda ja see on regulaarne tegevus. No, absoluutselt. Aga Kristjan, sulle küsimus, et sa näed ju igapäevaselt neid ettevõtteid, kes selle küberturbega tegelevad, et nendel on kindlasti ühine selline muster ka aja jooksul välja kujunenud, et millised need õppetunnid sealt on, ütleme suuremas osas, et kus sa näed, et nad küberturbes on nagu ämberid kolistanud ja need asjad on tegemata, on seal mingisugune üldine muster ka ettevõtetes? No tihti on see muster seotud sellise lähenemisega, et küberturbe ei tehta tervikuna, vaid ostetakse mingit tööriistu või keskendutakse mingi ühele probleemile. Et ma olen näinud ettevõtteid, kus tehakse turvanõrkuste skänneerimist ettevõtte sisevõrgus, aga selle võrgus on ainult üks printer. Et ei tundu hea moodus raha kulutada, eks. Või siis ettevõtteid, kus on ostetud mingi meeletult äge tulemüür, jah, see on paigas, jah, see töötab, jah, see pandi projekti käigus paika. Aga ma küsin, et kes sellega nagu siis jälgib, mis seal toimub, logisidega uurite, mis logides on, kas te keegi haldab seda. Ei, see on paigas, see töötab, see maksis jube palju raha, me ei taha seda midagi kuulda. Okei. Et siis on ostetud mingisugune lahendus või tööriist, mis lahendab ühte konkreetset probleemi, tõenäoliselt väga hästi küll. Aga keegi seda nagu igapäevaselt ei kasutaks, tööriista ei kasutata. Ja lisaks on kõik ülejäänud nagu tegemata jäänud, et inimesi ei ole koolitatud, töökohaseadmete turbega ei ole tegeletud, need on üks äge tulem. Protsessi pole. Kusjuures tihti ekslikult peetakse väga kulukaks neid protsesse ja töötajate koolitust. Võin öelda, et see lihtsam osa. Vähem kuluefektiivsemad tegevused üldse. Aga kõige efektiivsemad. Kõige efektiivsemad, jah. Tõsi. Ehk siis üldine muster on see, et ei ole küberturbet tervikule läbi mõeldud, on keskendatud võib-olla kas emotsiooni või kellegi müügime hea tulemusena mingisugusele detailile, on sellega palju tegeletud, sinna raha kulutatud, aga tervikuna tegelikult see tase on hästi madal küberturbes, et siit väga soovitus, et enne kui tegema hakata, tuleks läbi mõelda. Kui täpselt ise ei tea, kuidas läbi mõelda, siis teha see teekaart, võtagi konsultant appi, kes lihtsalt aitab õigeid küsimusi küsida, aitab selle mingi metoodika alusel mingist raamistikku panna. Ja ikkagi alustada nendest tegevustest, mis annavad rohkem efekti ja mis loovad võimalusi järgnevateks sammudeks. Et ka näiteks klientidest, kes tulevad meile ja tellides ütlevad, et ma tahaks sokki saada. Okei, sokk on siis Security Operation Center või midagi sellist, mis peaks olema nagu üsna nagu selline komponent, mis lisatakse küberturbesse siis, kui kõik eelnev on tehtud. Aga seda tuleks esimesena tellima, et midagi muud ei olegi, et kõik selline on tegemata ja nüüd ma tahan sokki. Muidugi selle sokki saab, lihtsalt, et kõik see alumine osa tuleb üles ehitada, et võib-olla ei ole mõtet nii suurt suudet korraga võtta, vaid teha seda samm-samm. See on päris hea sõna sokk, et on sul selliseid intsidente ka olnud või et kui sa oled nagu ettevõttega nagu rääkinud küberturbe teemal ja siis ütled, et ei oota, Kristjan, et praegu sellega ei tegele, et pole midagi hullu olnud ka, et vaatame tulevikus, et kui midagi juhtub, et siis hakkame tegelema. On sul selliseid asju olnud? Ja ikka on, et need, kes ei ole küberturbega tegelenud, tihti ka ei tea, kui need kratid külla tulevad. Et üks osa sest küberturbest on nähtavus, ehk siis võimekus näha, et kratid on külas. Ja kui kratid juba külas on, et mida nad siis teevad, see on selle kratide enda selline loomingulise küsimus, et täna nad varastavad andmeid, homme nad krüpteerivad arvuteid, ülehomme nad pressivad raha välja. Et need ettevõtted, kes ei tea, kuidas on küberturbega on, need võivad arvestada, et tegelikult tõenäoliselt ühel või teisel moel on neil juba kratid külas. Ja kui kratidest rääkida, näiteks Telias Turvaneti raportid, kes on Telia kliendid, need saavad Turvaneti raportid ja seal on näha niisugune nagu rida nagu botid. See siis see bot on. Bot on tegelikult arvuti, mis on kellegi poolt kaugelt kontrollitav. Jah, botiks võidakse pidada ka seadmeid, mis käituvad boti moodi, tegelikult ei ole botid, et selline nii-öelda vale positiivse võimalus on olemas. Aga ettevõtted, kellel on need botid märgitud, tasuks kindlasti neil aru saada, mida seal botiks peetakse, kas see on päris bot või on see ekslikult botiks peetud asi. Aga mõelge, et kui teie võrgus on seade, mida keegi kaugelt kontrollib ja teeb sellega täpselt seda, mida tema tahab. Läheb keeruliseks. Aga meil ongi ju see, et kuna me ju
kui sa tegeled ettevõtluses igapäevaselt ja tippspetsialist, sa liigud ju ringi erinevates kohtades, sa lähed lennujaama, lükkad need arvuti lahti, teed seal tööd, võib-olla mõne vidina võtad pulga peale, siis teed koduarvutis natuke edasi neid asju. Et mida ettevõtja siis saab selles nagu ütleme küberhügieenis, mida ettevõtte ja et ei juhtuks selliseid asju, ma olen koduarvutis teen natuke tööd ja laps on torrentides alla tõmmanud mingeid filme ja mänge ja siis selle sama pulgaga ma toon oma kontori arvutisse mingeid asju ja et kuidas selliseid asju nagu, kuidas siis sellised ära hoida? Ütleme niimoodi, et punased tulukesed hakkaksid vilkuma juhi peas, et tegelikult minuga juhi ülesanne ongi see nii-öelda miinimumbaas ka käitumisnormidest nagu kirja panna ja seda jõustada, et kindlasti ettevõttes tööd tehakse nende töövahenditega, mis ettevõte ise annab, mida tema suudab kontrollida, mida ta hooldab igapäevaselt, sest tegelikult kui töötaja hakkab tööd tegema enda isiklikust arvutist, ma ei tea, mida ta täpsemalt seal teeb, kuidas ta seda kasutab, kas seda kasutab veel keegi teine peres, on ju, mida seal alla laaditakse, kuhu ma selle viin, kellel sellel veel ligipääs on, et see riskitase juba kogu aeg muutub täiesti kontrollimatuks minule, puudubki kontroll, on ju. Et täpselt samamoodi, et olen näinud ka ise, kuidas infoturvetiimid on teinud selliseid harjutusi, et puistatakse üle parkla mälupulki ka koridoris on ju, ja vaadatakse, mida siis töötajad teevad, on ju. Nad panevad selle mälupulga siis arvutisse sisse ja hakkavad vaatama, mis seal mälupulga peal on ju. Siis tegelikult see on ka üks asi, et ärge pange väliseid seadmeid enda tööarvutisse, on väga lihtne asi, et ärge tehke seda palun. Aga kes siis inimese nagu uudisimu vastu saab niimoodi? No see on ohumärk ja seda tulebki treenida ja ei ole midagi teha, uudisimu on patt paraku infoturpest, nagu ütleme siis naljaga pooleks. Et sellised lihtsad sammud, mida tegelikult välgida, et kui tulevad ka mingid kirjad, et palun kliki siia, kas üldse saad aru, et millele sa klikid, kas keegi saatis selle, et vaatate üle ka nii-öelda see saatja emaili aadress, et siin on nagu väga lihtsaid asju teha ja ma arvan, et kuidas nad kõige paremini nii-öelda töötajale presenteerida ongi rääkidagi nendest näidetest, mis praegu on levimas ringi, mida maailmas peetakse ka nagu väga nii-öelda selliseks nii-öelda petu- ja õngitsuskirjade osas, et rääkidagi nendest praktilistest näidetest ja öeldagi need näidete vahel, et mida siin olukorras oleks pidanud teha. Et tihtipeale nagu ettevõttes ei räägita nendest asjadest. Jah, et üks selline huvitav punkt, kui me räägime sellest igast õngitsuskirjade asjadest, mida mina ise olen tähele pannud ja ma ka ise olen saanud, et on kopeeritud üsna täpselt emaili aadressi ja näiteks seal ei ole mitte Grete, vaid on seal Grete või ühe tähega ja inimene kiiresti vaatab, okei, tuli kiri, jube sarnane on ja sellises kiires töötempos, kui sul on ikkagi palju meile läbi töötada, siis sa võib-olla teedki selle ämbri ära. No eks seal tehnoloogia ja see inimeste koolitamine peavad käsikäes käima. Absoluutselt. Et tõesti see lingi näide praegu, et ega meil on hea öelda küll, et palun inimesed eristage need L ja I ja kõik need tähed seal meiliaadressides ära. Inimesed, kes palju meilepäevast saavad, neil on juba raske ikkagi seda teha. Et siis saab tehnoloogia appi tulla. Et saab ju ära märkida, et see on väline saatja. Et kui on näha, et majas seest et see inimene peaks nagu töötama meil, eks ole, ta on mulle meili saatnud, aga seal on kirjas alla, et ta on väline aadress, siis juba võiks hakata ohumärk olema. Ehk siis tegelikult peaks olema koostöö nii selle inimese teadlikkuse vahel, mis koosneb siis nii nendest reeglitest, protseduurist, juhenditest kui koolitusest, kui ka siis selle sama võib-olla arvuti tarkvarast, mis seal sees on, mis hoolitseb selle eest, et toetaks juhtida tähelepanu, ilmselget jamad ära koristada, juhul kui juhtub intsident, siis sellest raporteerida, arvuti sulgeda, ehk see olla ka tööriistaks probleemi lahendamisel. Ja kui sinna nüüd juurde panna veel mingisugune võimekus jälgida, mis seal arvutivõrgus ja kõik need asjades toimub ka laiemalt, siis see võib-olla ongi väiksele ettevõttele juba piisav küberturbe tase. Ja kõik need komponendid ei ole meeletult kallid. Aga toome sellise näite, et ütleme, et millised on sellised nagu tüüpilised juhtumid, kus selline ütleme, kõige elementaarsem hügieen jäi tegemata ja väljaspoolt tulev tegelane pääses sinu andmetele juurde. Kas selleks on üldse vaja mingit väga suurt nutikust, et kellegi andmetele juurde pääseda? Või pead olema IT tippspetsialist, et minna kellegi andmed surkima nagu? No esimene võib-olla tooks välja selle, mis kasutajate koolitust puudutab, et
noh, ma ei tea, kõige parem näide lennujaama. Et kui nüüd minna lennujaama ja jalutada ringi, vaadata, palju seal on inimesed, kes kasutavad oma laptopi seal või mingid muud nutiseadet, enamus, sest et mis sa lennujaamas ikka teed? Kästi ju 2 tundi oodata, kui see lennukis saab. Et noh, kas hakkad nagu tööd tegema või rummi jooma, noh, mõned arvavad, et päeva ei ole okei, rummi juua, siis eksisteerivad arvutiga teed. Selleks, et arvuti töötab, peab sinna sisse logima, ja noh, paljud inimesed on, ütleme siis, paroolihoidla kasutajad. Või kes kasutavad ka VPN-i, kui need lähevad wifi-võrkudesse. Et noh, lihtne on see, et võetakse arvuti lahti, sisestatakse kasutaja nimi parooli, hakatakse midagi tegema. Noh, võib-olla selle inimese selja taga istu ja filmib seda kõike telefoniga ja sisestab ka sama kasutaja nime parooli. Ja kasutab siis seda aega, kui inimene lennukisse läheb olukorraga tutvumiseks, nüüd see päris nende kasutajatunnustuse omanik läheb rõõmsalt lennukisse 8 tunniks või 3 tunniks. Ja kui lennukut maha tuleb, siis on see identiteet üle võetud. Ehk siis üks pool on kindlasti kasutajate koolitus. Mida tohib, mida ei tohi, lennujaamades või igasugustes avalikes kohtades. Üleüldse kohvikus istutad. Laadijate kasutamine. Mida tohib, mida ei tohi. Mälupulgad, et noh, need, mis vedelevad kuskil laua peal, kas ikka on mõistlikum vaadata seda opida, kas on mõistlik vaadata selja taha, kes su ekraani vaatab ja nii edasi. See on üks pool, et noh, teine on see tehnoloogia ise, et kui nüüd see intsident on juhtunud, et noh, olgem ausad, et kui 1000 petukirja tuleb, noh, näed ära, 1000 esimest, siis parim spetsialisti märka. See peab erinevad hästi kokku langevus, kiire, mis iganes veel sellised mõjutavad tegurid, noh, tulemine, siis minnakse seal õnge, noh, nüüd peaks see tehnoloogia siis olema abiks, mis aitab, alates sellest, et ta hoiatab inimest, lõpetades sellega, et nüüd, kui kõik juhtunud on, jama on ära juhtunud, et siis sellest jamast võimalik kiiresti lahti saada, sest et küberturbe intsidendi puhul on ju nii, et ajas see kasvab väga kiiresti ja muutub iga hetkega aina kulukamaks ja keerukamaks. Ehk siis seesama arvutis olev tööriist peaks võimaldama seda hästi kiiresti parandada. Noh, võib-olla lihtne näide kas või arvutivargus. Et kui me näiteks tuleme kuskilt, läheme töölt ära, käime poest läbi. Hästi klassikaline, ma ise lähen ka samamoodi, et lähen siit, istun autosse, jätan selle laptopi autosse, pätid ärganud kuulakiks. Ja siis lähen ostan poest midagi, lähen koju. Noh, jah, need juhtumid on küll, kus autoklaas on puruks löödud ja see arvuti on ära viidud. Kui see arvuti nüüd on, arvutis olevad andmed on krüpteeritud seal kette peal, noh, näiteks Microsoftis on BitLockerit kasutatud, see ei maksa midagi, siis lülitada. Kui need andmed on varundatud, mis arvuti äkki ära ka veel kindlustatud, noh, see vargus tähendab tegelikult teie jaoks seda, et lihtsalt saate uue arvuti ja oma andmed tagasi ja pätil need andmed ei ole ja kogu lugu. Kõik läheb edasi, saite ka uuema ilusama arvuti. 3 kriimu, mis seal kaane peal on ka läinud ja natuke uuem protsessor ka, et väga hea variant. Aga kui seda kõike ei ole tehtud, siis on päti käes on andmed, teil ei ole andmeid ja pätt pakub hea raha tagasi müüa. Noh, siis tihti küsitakse, et kas peaks pätile maksma. Noh, see on keeruline küsimus. Aga kas on ka mingid garantiid, et ta siis annab need andmed tagasi pärast, tegelikult ei ole. Ma usun, et tarbijakaitse appi ei tule, kui ta ei anna need tagasi. Aga kas Eestis on juhtumeid, kus on päriselt lunaraha nõutud, et 100 000 ja saad andmed tagasi? Üks 10 000 juhtum on paari aasta tagune, mida ma väga konkreetselt tean. Ja noh, seal oligi siis olukord selline, kus trennisaali eest see arvuti sealt autost ära varastati. Ja noh, siis juht avastas, et ega tal varundust ei ole ja ega tal seda andmete krüpteerimist peal ka ei olnud. Ehk siis Krätil olid need andmed olemas ja tal ei olnud. 10 000 eurot küsiti. Midagi ta maksis, ma ei tea, palju ta täpselt maksis, aga ta ütles, et ta maksis. Ka siis 10 000 vähem, äkki sai diilida kuidagi seal. Aga andmete tagasi ei saanud, aga ei avalikustatud ka, sellepärast, et avalikustamine oli ka tal suur probleem, sest see arvuti sisaldas erinevaid lepingut. Juhtide arvutis võib olla andmed, mida ei taheta maailmale jagada, et kui nüüd mõelda, et kas ma peaksin oma arvutikavaga skripteerima, siis tasub mõelda selle peale, et kas ma olen valmis selleks, et kõik see, mis mul arvutis on näiteks kuskil mõnes portaalis üleval. Kõik lepingud, kõik mu pildid, kõik muud asjad. Ja kui selleks valmis ei ole, siis soovitan mõelda esiteks selle peale, et see arvutis ära krüpteerida. Ja teine küsimus, et kas ma olen valmis selleks, et kõik need andmed, mis seal kaduma saavad. Ja võin see kaduma saada ka lihtsalt sellepärast, et see arvuti läheb katki. Need lähevad vahest katki. Olen näinud katki seda arvutit. Ja siis on juba hea, kui backupist on need võimalik taastada.
Ja ma arvan, et iga riskiga tegelikult juht peaks aru saama, mis on selle riski hind. Et kui nüüd see risk realiseerub ja need halvad stsenaariumid saavad tehakse, et mis siis juhtub minu äri jaoks, on ju, kas ma saan oma toodet või teenust pakkuda oma klientidele, kas kliendid võivad siis lepingud üles öelda, mis siis saab, on ju, ärilises mõttes, et noh, tihtipeale juhtub ka niimoodi, et ettevõte peabki pankroti välja kulutama, sest ei saa toodet pakkuda, ei saa teenuseid edasi pakkuda ja kliendid lõpetavad lepingu ära ja siis ongi risk realiseerinud, on ju, ja siis on juba nagu väga-väga hilja, kui hakata midagi parandama, sest kõik on ju paratamatult nii-öelda ära kadunud ja läinud. Et võib-olla natukene statistikast ka vaatasin enne siia tulekut riigi infosüsteemide ameti ja RIA kodulehelt eelmise aasta küberturbeintsidentide statistikat ja see oli circa 6000 intsidenti eelmine aasta ja see oli circa 2 korda rohkem kui eelneval aastal. Võime siis mõelda, et mis siis nagu see aasta veel tuleb, et see trend on ikkagi tõusuteel ja minu arust see peaks nagu juhina tekitama ka seda nagu küsimust, et nii, et numbrid on juba nii suureks läinud, et mis siis, kui järg on minu käes, et kui mina pean nüüd minema seda intsidenti lahendama, et mis ma siis teen reaalselt? Ja siin kindlasti, et noh, kui nende intsidenti lahendamisest rääkida, siis seal on need samad tööriistad, et kas need tööriistad ja kokkulepped on olemas või ei ole, et noh, mis on intsidendi lahendamise tööriistad? Üks on see, et saada intsidendist teada, et meil on selline intsident. Järgmine samm on see, et kas mul on nüüd vahendid selle lokaliseerimiseks. Ma tean, et noh, kui palju mul seda intsidenti on, et noh, näide, kui mul on mõistlik arvuti töökoha turbelahendus, ma tean, et nendes 2 arvutis on nüüd probleem, ma need 2 arvutit, kas lülitan välja, isoleerin ära, teen nendega midagi, aga ülejäänud 1000-ga midagi tegema. Või mul on selline tore viirusetõrje, et ma tean, et 2 töötajad ütlesid, et neil on vist mingisugune jama ja vaatan, et tõepoolest on. Ja siis ma installeerin 1000 arvutit üle, et noh, see tööriista erinevus sellises kirjeldus tuleb väga selgelt välja. Teine on see, et nüüd, kui mul teada, et mul on probleem, siis kas mul on need vahendid valmis, millega ma saan seda parandada. Ja kolmas on see, et kas mul on olemas partnerid, kellega koos seda probleeme lahendada. Et noh, tihti ettevõttel ei ole mõistlik endal omada küberturbe intsidendi jaoks meeskonda, et see oleks nagu võib-olla noh, igal ühel meil omal päästeametit ka ei ole oma ettevõttele, et pigem me loodame selle üksuse peale, mis olemas on. Aga et see eelnev kokkuleppe sõlmida, et kui nüüd midagi juhtub, et kas ma võin sulle ükskõik mis kellaaeg helistada, kas ma tean seda numbrit reaalselt? Ja aga siis on ju, noh, siit tekib ju küsimus, et milline see iganädalane ja kuine nagu selline rutiin võiks olla selle digi ja selle küberturbe hügieeni osas, et mida siis nagu juht võiks nagu teha selles osas, kas ta siis iganädalaselt võtab midagi ette või noh, ma ei tea, skännib midagi või kuidas sina vaatad seda? No mina vaatan läbi selle riskiprisma ikkagi, et on kõrgemaid riske, on väiksemaid riske, et kas on üldse arusaam, mis on need kõrged riskid, et alati on pigem hakata seda tegevust ka planeerima sellest, et kõige riskid ära maandada. Ja kui rääkida sellest, et kui tihti siis peaks midagi tegema, minul nagu juhi küsimus, aga kus mina nagu saan selle info, et ma selle otsuse teen, et nüüd iga nädal ma tahan selle kohta infot, iga kvartal ma tahan selle kohta infot. Et see on minu arust nagu hea nagu koostöö, mis ka nagu välise või sisemise infoturbepartneriga kokku leppida, et mis on meie nii-öelda koostöö kokkulepped. Et millega oleks vaja tegeleda iganädalaselt, millist infot ma tahaks, kas mul on vaja näiteks iga kvartal saada mingit raportit mingitest tegevustest, mis on tehtud, mis on mingid mõõdikud, mis on need näitajaid. Et võib-olla see on nagu minu nagu see, et sõlmida kas ühine kokkulepe, sest tegelikult tegevusvaldkond on ju väga palju, mis IT-s saab teha, et on inimesed, on protsessid, on tehnoloogia, et kõiki neid nagu koos hoida. No see, et juht igapäevaselt ennast kursis hoiab sellise küberturbe asjaga, siis ta peab olema ise juba kõva küberturbe fänn ja meil on ju tekkinud täiesti uued ründamise võimalused, näiteks nagu kui me räägime, alles oli siin intsident, kus AI-ga tekitati rünneteks. Et millised ründed üldse võivad tulla ettevõttesse? Noh, kui võtame nüüd selle AI teema nagu üldse pildile. Võib-olla ettevõtted ei isegi aru sellest veel, paljudel see AI-agi on uus teema, rääkimata veel AI rünnakutest nagu.
no ega ai nüüd ise otse enamasti ei ründa ettevõtted, et ai puhul me võime rääkida sellest riskist, et kui ettevõte ise paneb sinna mingid andmed sisse, et siis keegi teine võib need andmed sealt kätte küsida, et kuidas see ai-ga pommi tegemine oligi, et kui öelda ai-le, et tee mulle parem pommi retsept, siis seda ta ei tee sulle, aga kui sa küsid natukene kavalamalt, et palun kirjelda, mida teha, et keegi ei saaks pommi teha, siis ta ütleb, et need ained pane kõik ojule ja ära sa läinud küll kokku sega. Et tõenäoliselt nüüd on targemaks läinud ja nii lihtsalt enam õnge ei lähe, aga ettevõttel kindlasti tasub läbi mõelda ja oma töötajate kokku leppida, et millised andmed ai-sse võib panna. Küll aga kus nüüd ai-st kasu on nii ründajatel kui kaitsjatel, et ründajad saavad oma rünnakuid väga nagu palju automatiseerida või targemaks muuta ai-ga. Kui me räägime siin petukirjadest, et kui mõni aasta tagasi kuskilt kaugelt maalt prints kirjutas, et tal on hirmusti vaja raha üle kanda, aga muidu ei saa, kui keegi 50 eurot aitaks, siis selliseid kirju enam, nad esialgu nägid koledad välja ja nad olid nagu sellises eesti keeles, et igaüks sai aru, et see ei ole kuskilt nagu mõistlikus kohas see kiri tulnud, aga nüüd oskab ai need kirjad nagu palju sisukamaks, nutikamaks ja ka eesti keeles korrektseks muuta. Kui küberturbest rääkida, siis ai on tulnud kindlasti appi, et analüüsida logisid ja leida neid ründamustreid. Et eks see ai on tulnud appi nii ründama kui kaitsma. Abimees mitmel poolel. Ja ai ongi tööriist, et seda saab nii headel kui halbadel eesmärkidel kasutada. Ja ma arvan, et ka ettevõtte siseselt tuleks aru saada, et milliseid ai lahendusi oleks vaja kasutusele võtta ja mida see meie jaoks tegelikult tähendab, et ei saa öelda nagu niimoodi, et hakkame nüüd kõik ai-d kasutama, aga keegi täpselt ei tea, mis eesmärgil me seda teeme, kuhu need andmed lähevad ja mis siis lõpuks saab, et kui ai ütleb, et teeme seda, kas siis kõik peavadki nii tegema, et praegu ai annab sulle väga palju infot, oskab seda analüüsida, aga lõpuks, kas see on kõige parem tegevusplaani ja edasised sammud sellele konkreetsele ettevõttele, siis mina juhina julgeks nagu ikkagi olla kriitiline ja sest ai ei tunne konteksti. See on selle võib-olla kõige suurem hetkel ai miinus, et ettevõttel, mis parim tee ja riskide vaatest, tehnoloogia mõttest on ikkagi, mina juhina pean selle otsuse tegema, ma ei saa lasta ai-l seda otsust teha. No praegu seda saadet kuulates, kui me räägime küberturvalisust, võib isegi mulje jääda kuulajatele, et kui ma seda ei tee, siis mind varastatakse paljaks, kõik andmed võetakse ära, firma läheb pankrotti ja nii edasi. Aga kui ma nüüd kuulan seda saadet ja mõtlen, et okei, nad räägivad täitsa mõistlikku juttu, et aga mis ma siis ettevõtte tegevjuhina nagu peaksin tegema? Mis on minu sammud, mida ma siis nagu esimese kuu ajaga võiks ette võtta, et mis on need sammud nagu? Mis tegema peaks? Kui mina oleks juht, ma lähen ettevõttesse, siis kõigepealt ma pean aru saama, millega see ettevõtte konkreetsemalt tegema, mis on see äri või teenuse pakkumine, mis on nüansid, milline kompetents on mul maja sees, kes tegeleb infoturbega, kas mul on vaja väliseid partnereid, kes mul aitab kas või seda digiteekaarti ette valmistada, et mina ettevõtte juhina ei pea detailselt teadma, kuna mul puudub ka kompetents infoturbe vallas, aga ma pean oskama neid küsimusi küsida, et kelle poole pöörduda konkreetselt abi saamiseks ja kes aitab mul koostöös seda projekti vedada ja muidugi minu vastutus on see, et mina pean ka ettevõtte siseselt kommunikeerima, mis on ootused töötajatele, et see on oluline ja me peame sellega tegelema ja need ootused ka kommunikeerima sammudena, et mis siis edasi saab. Et need on nagu see algus, kuidas palju nagu veerema saada, et tegelikult tuleb ka kommunikeerida ka neid sõnumeid, et miks see on meie ettevõtte jaoks oluline, sest tegelikult aina rohkem saab turvalisusest ka tänapäeva ettevõtete müügiargument, sest ka teised meie kliendid tahavad teada, et asjad on turvaliselt tehtud ja see eeldab ka mingeid tõendeid paratamatult, et asjad on korras. Aga kui me nüüd Grete alustab seda teekonda ja tahab tegema hakata, et kuidas siis nagu Telia nüüd selles osas appi saab tulla? Milline see checklist on, mida nagu peaks nagu üle hakkama käima? Et siin käis läbi see teekaardi jutt ja et kuidas Telia siis appi tuleb sellele teemale? Ja, et mina soovitan kindlasti samast teekaardist alustada. Et see teekaart on nagu, kui me maja hakkame ehitama, siis me teeme projekti. Et enamasti me ei hakka lihtsalt kive laduma, et vaatame, mis juhtub. Või et hakkame katust kõigepealt ehitama.
hakkas vundamendist pihta. Et see teekaart on samasugune asi nagu majaprojekt, et siis selleks ettevõtte küberturbe ja ka IT laiemalt, kuidas seda asja ehitada. Ja eks see teekaart siis peabki sisaldama seda, et kus ettevõtte praegune küberturbega on, väga oluline, et kuhu ta jõudma peaks, et ka see tõesti, et kui need partnerid nõuavad tõendeid, et kas seal on ISO või EITS või midagi muud, et ka see on teekaardi osa, et jällegi, et teha nüüd EITS-i pärast või ISO pärast ja siis need jäävadki paberile. Jälle üks järjekordne paber on mis hakkab enda elu elama, aga tegelikult keegi ei järgi seda, keegi ei kontrolli, keegi ei juuenda, et see ongi lihtsalt paber kuskil sahtlis. Et seesama teekaart, selle osa on siis ka seesama nõuetele vastavus või millistele siis erinevate nõuetele on vaja vastata. Ja teekaart ka tihti annab võimaluse raha säästa. See on lihtsalt põhjusel, et need vahendid, mida hangitakse või lahendused, mida hangitakse, et need hangitakse vajaduse põhiselt. Et ma olen näinud tihti olukordasi, kus mõni klient ostab endale mingisugust turbelahendust, siis muidugi erinevatest ettevõtetest erinevad müügimehed on seal kohe kähku kohal, kõik müüvad midagi, milles see vahend on tugev, aga lõpuks unustatakse ära, et mille jaoks see tegelikult osteti. Et kui see teekaart on olemas ja seal on väga selge see, et me ostame vahendi selle jaoks, et lahendada seda probleemi, siis me saame ka seda väga selgelt oma partneritele öelda, et me ostame konkreetselt sellist vahendit. Ja me ostame õiges järjekorras. Ja me ei osta neid vahendeid nii, et need võib-olla üksteist tihti juhtub, et nagu kopeerivad või teevad sama asja. Meil on 2 tööriistu, mis teevad sama asja. Siis on jälle vahelt midagi, mis jätakse tegemata, et teekaart aitab selle ära hoida. Ja kindlasti ka väga oluline see, et kui ostetakse mingi tööriist, siis on seal tööriistal selline kasutaja olemas, et tihti need küberturbes kasutatavad tööriistad vajavad igapäevaselt kedagi, kes seda tööriista kasutab. Ja võib-olla siin seesama ekskavaatori näide, et ta on kraavi, et on vaja sellist ilusat kraavi, läheks siit punktist A punkti B, lihtne. Kuidas kaevame? Labidaga ekskavaatoriga. Okei, kaevame ekskavaatoriga, saab kiiremini. Ostame ekskavaatori, aga ekskavaatorijuhti ei võta, seda pole vaja. Ja nüüd ootame, kus see kraaf siis on. Ei tule. Et küberturbes sama, et kui me ostame mingisuguseid väga ägedaid vahendeid, mida mitte keegi kunagi kasuta, siis et vahendist tegelikult ei ole kasu, et ostame mingisuguse ägeda seemi endale, kus siis on logide jälgimise analüüsi vahend, ja mitte keegi kunagi neid logisid ei vaata, mitte keegi ei vaja mitte kunagi. Jah, sellised näited on kusjuures. Ja mis siis kasu nüüd oli? Hea küll, nii palju on kasu, et kui ükskord küberturbe intsident juhtub, siis on kuskilt mingid logid võtta, positiivne. Aga sealt oleks veel palju rohkem infot saada ka selle kohta, et juba vatid on külas, mitte ära oodata, kui nad juba raha küsima hakkavad. Ehk siis kokkuvõttelt mina alustas kindlasti teekaardist ja see loob ka juhile võimaluse mõõta. Et kuna teekaardis on sammud 2–6 nädala pikkused ja juht saab küsida, et kas need sammud on tehtud ja kas need edumõõdikud, mis sinna kokku leppisime, et see asi on juurdatud, see asi on tehtud, kas need on valmis saanud. Ja sinna tekib väga selge rahaline mõõde. Ehk siis küberturve muutub ajaliselt, sisuliselt, rahaliselt mõõdetavaks. Ja need ohud, mida me täna maandame, võib-olla paari kuu pärast on juba muud ohud, mida me veel maandada, et tegelikult see on nagu olukord ja maailm on dünaamiline. Me peame selle ohuga kogu aeg nagu kooses käima ja selle tõttu nagu välised partnerid, nende täiskohaga töö ongi selle maailma tundmine, õppimine, ohtude maandamine, kuidas midagi teha, millised uued tööriistad tuleb turule, et on kelle käest küsida. Ja vaata, siin ongi selline hea point, et nagu me eelmises podcastis ka rääkisime selles, et kui ma ise neid asju ei tea, et mul oleks siis nagu välispartnerit vaja, et kuidas ma seda välispartneri valin, sest üks pakub küberturvet, teine tuleb installeerib mulle mingid ägedad viirustõrje tarkvarad ja VPN-id paneb seal püsti ja nii edasi ja koolitab natuke, et aga mis on, ütleme, mis oleks sinul kui juhil üks selline küsimus, mida sa raudselt tahad teada selle partneri käest, et sa üldse temaga edasi hakkad rääkima? Mina tahaks teada seda, et kuidas sa mulle tõendad, et asjad saavad korda või mis on need töö tulemused, mida sa saad mulle ette näidata, mitte et teeme selle teekaardi ära, need tegevused ja siis ongi, okei, nüüd on kõik nagu korras, aga mida me sealt siis nagu välja nagu loen ja mis me siis ära tegime konkreetselt, et mida mul on nagu ette näidata ka oma omanike ringile, aktsionäridele, juhatusele, et me tegime need asjad ära, et seda nagu progressiga näidata. No mina soovitaks kindlasti teenuse sisseostmisel vaadata seda kompetentsi, et
tihti küsitakse, et aga millal ma peaksin teenuse sisse ostma, et miks ma ei või ise teha, mul on üks jube tubli IT-mees. Tõepoolest, ta on kindlasti väga tubli, ta on kindlasti tunneb väga hästi seda ettevõtet ja ükski teenusepakkuja kunagi nii hästi seda ettevõtet tundma ei hakka ka. Aga miinuseks on see, et ühe inimese sisse kogu see teadmine ei saa mahtuda. Et tõenäoliselt on see üks inimene ikkagi kõigest üsna pealiskaudne. Võimalik, et see on piisav mõnele ettevõttele, aga tihti on mingeid kompetentse, mida ta ikkagi peaks täiendavalt juurde hankima. Ja nüüd, kui vaadata, siis nüüd ettevõtted, kus seda sisse osta, siis pigem suuremad ettevõtted või spetsialiseerunud ettevõtted. Kui üks ettevõte ütleb, tema tegeleb konkreetselt selle teemaga, väga hea. On väga suur tõenäosus, nad teevad seda hästi. Aga kui tuleb mõni ettevõte, kes ütleb, et mul on tööl 2 inimest ja nad teevad kõike, küberturvet, compliance'it, kõike. Kodulehekülgi. Siis tekib küsimusi, kuidas see võimalik siis on, et mina juhina, mina tahan, et töö oleks korrektne, kvaliteetne ja asjad saaksid lõpuks korda. Aga minul on alati olnud nagu ka see, et ma väga uurin, kas teil on referentse, kas teil on olemasolevaid kliente, kes on nõus enda nime ja näoga kinnitama, et mida täpselt siis teie tegite nendele ettevõtetele ja ka tutvusringkonnas küsin ka teiste ettevõtte juhtidega vahetada kogemused, kuidas teil on tehtud, kas te olete leidnud endale head koostööpartnerid. Ja tihtipeale ongi jõudnud nagu väga head kontaktid ka minuni, mida mina olen nagu mingites teistes valdkondades, et hea sõna levib, häid tegijaid kiidetaks, aga ka halvad sellised kogemuslood levivad ka. Ja kindlasti, ma olen täiesti nõus ka selle mõõdetavusega, et see teenusepakkuja peab ikka suutma näidata, mis ta tegi ja miks ta tegi. Et lihtsalt tegin midagi 10 000 € kuus, siis et mis sa siis tegid? Kui ei ole võimalik ette näidata, siis minul tekiks ka väga suur küsimus, aga kuidas me siis mõõdame seda efektiivsust ja see, et sinu töö oli kvaliteetne ja asjad said korda? Aga see informatsioon, sellest ilmselt võiksime rääkida pikalt, sellepärast et see küberturbe teema on väga oluline ja nagu sa enne mainisid, intsidentide arv järjest kasvab, see tähendab seda, et see varem või hiljem puudutab kõiki ettevõtteid, kes vähegi kuskil võrku on ühendatud. Aga võtame selle saate kokku ühe küsimusega teile mõlemale. Et milline oleks see kõige olulisem mõte ettevõtte juhile, mida te võiksid saates täna kaasa võtta ja millele võiks nagu fookust panna? Mis oleks see maasikas seal peal? Ma loodan, et kõik need juhid, kes tänast arutelu on jälginud, saaksid aru esiteks sellest, et see teema ei kao kuskile. Küberturvega peab tegelema, sellega peab tegelema järjepidevalt. Et see ei ole ühekordne harjutus, see on protsess, see on töö inimestega, see on töö protsesside ehitamisega ja see on töö tehnoloogiaga. Ja kui inimest majasiseselt ei ole võtta, siis leida endale need head välised partnerid, kellel ma saan selles vallas loota. Et see aitab selle palli veerema saada ja ma arvan, et see on juba väga suur võit. Mina ütleks, sellega täiesti nõus, et see küberturvaga ma hakata kohe tegelema. Et seda ei ole mõtet oodata, et vajadus kaob kuhugi ära või see läheb kuidagi üle. Et pigem on hea, kui oleks selleks küberturvaintsidendiks valmis ja oleks need ennetustegevused tehtud ja ollakse ka siis omale tööriistad kogutud. Kuidas seda kõige parem teha? Mina alustus plaanist, ehk siis teekaardist. Kas see teekaart teha ise, selleks on olemas võimalus ise kõik see läbi mõelda, vaadata, kus ma olen küberturbes ja kuhu ma jõuda tahan ja mis sammud on. Või siis võtta kõige appi, kes aitab seda kiiremini teha ja mingi metoodika alusel. Aga ma hakkaks tegelema plaani alusel, et lihtsalt teeks natuke küberturvet hommikul, võib-olla ei ole hea mõte. Pigem teeks kohe plaani ja hakkaks plaani järgi toimetama. Plaani järgi on see tegemine siis ka arusaadav, mõõdetav ja ka tegelikult lihtne. Ma tean, teeme järgmise sammu, aga see on plaanis kirjas. Suurepärane, aitäh teile ja ettevõtjatele, kes seda saadet vaatasid, siis püsige turvalised, mõelge selle peale, et küberturvalisuse oht on järjest kasvanud ja tasub selles suhtes usaldada spetsialiste, kes teavad valdkonda sügavuti. Tänud teile Grete Paal ja Kristjan Aljas. Aitäh!